Minu kallid ajameelsed. Head 12B semud. Minu 12. C. Tere, head koolilõpetajad. Väga armas 12. D-klass. Esimene mälestus, mis mul teist on siin samas staadioni pinkide peal meie suvekoolis, kus te istusite reas nagu linnukesed oksal, naeratused näos, ootusärevad ja sealt meie 3 aastat algas. Kõigepealt ma sooviks teid siiralt tänada, sest te olete olnud mulle selline hea muretu klass, kuna te olete ise olnud väga õppimistähed täis ja oma hindeid jooksvalt kogu aeg korras hoidnud, ei ole pidanud ma kedagi niimoodi taga ajama. Olen olnud klassijuhataja nüüdseks 11 aastat ning mitte kunagi ei ole klassijuhataja töö olnud nii mugav ja muretu kui viimase 3 aasta jooksul teiega. Ja seda muidugi tänu teile. Olete olnud head õppijad, oma hinded alati enam-vähem korras hoidnud, koolis käinud ning ka õpetajatega hästi läbi saanud. Kuidagi väga-väga kiiresti on need 3 aastat läinud, mis me oleme teiega ühiselt veetnud siin meie armsas koolis. Väga raske on mul praegu endale tunnistada ja uskudagi, et ei ole enam need värsked kümnendikud, vaid juba laia silmaringi ja kõrgesti haritud abituriendid. Mida ma siis teist olen teada saanud selle 3 aasta jooksul? Kõigepealt seda, et te olete targad, et te olete argumenteerivad, aga eriti nendel teemadel, mis teile pakuvad pinget. Enamusi teist saab usaldada. Osade puhul toimib see variant, et tee nägu, et usaldad, aga kontrolli. Ja tuleta meelde ka veel vahepeal midagi. Samuti olete tegelikult üsna ilusasti koolis käinud, kui võib olla välja jätta seal mõned esmaspäevad või mõned reeded või mõned grupiviisilised teisest tunnist haigestumised, aga neid on vähe siiski olnud. Lisaks te olete osanud mind sageli üllatada. Näiteks need uhked lillekimbud seal sõbrapäeval või õpetajate päeval, aga ka oma tähelepanelikkusega ja oma toetusega. Näiteks meenub, et kui ühel raskel hetkel oli mulle laua peale tekkinud üks armas kirjakene koos šokolaadiga, mis näitas, et te olete väga hea südamlikud. Tundides olite pigem vaiksed. Klassi ees seistes oli mul tihti tunne, et räägiks nagu seinaga. Ise küsin, ise vastan, eriti kui Ihanit koolis ei olnud. Kuid sellegi poolest on teis palju rohkem sisu, kui selle vaikuse põhjal järeldada võiks. Teis on tarkust ja taiplikkust. Näiteks sain klassijuhatajana teada, et ka meie kooli õpilastel võivad olla reaalainetes suurel osal klassist hindeks 4 ja 5. Teis on loovust ja särtsu, mida ma arvan ilmestab kõige paremini meie selleaastane Playboxi kava, kus te olite laval täiesti pöörased. Aga kõige olulisem on see, et te olete head inimesed ja et te olete suutnud ühtse klassina hästi toimida, arvestades igaühe eripärasid klassis. Need 3 koosveedetud aastad on tõesti läinud nagu linnutiivul. Ja ma söandan väita, et noor olla praeguses väga keerulises maailmas, väga rabedas maailmas ei ole sugugi mitte kerge. Ma arvan, et see võib midagi sellist tunduda nagu Alice imedemaal, kui ta jänese urgu tohutu kiirusega alla sööstis. See kevad on teie jaoks kindlasti, ja minu jaoks ka, ja kõikide teie õpetajate jaoks väga eriline. Ma ei tea, kõlab võib-olla natukene banaalse, nagu ma ütlen, et te seisate elu ristteel, kool küll lõpeb, aga elu alles algab. Aga nõnda see ju ometi on ja oma valikud tuleb teha. Ja ma väga loodan ja usun, et jällegi te ei ole nagu Alice imedemaal, kes kord mööda teed kõndides jõudis paigani, kus tee hargnes ja ta ei teadnud, kumba teed pidi minna. Sest tegelikult tal oli ükskõik kuhu välja jõuda.
mina loodan, et teil ei ole ükskõik kuhu välja jõuda. Ikkagi sihid peavad inimesel silme ees olema. Ja nagu sellest samast raamatust Alice imedemaal Irvik Kass ütles, no, kui sul on ükskõik, kuhu sa tahad välja jõuda, siis on ka ükskõik, millise tee sa valid. Nagu ma ütlesin, ma usun, et teil ei ole ükskõik, et teil on omad südamesoovid, omad unistused ja mina teie õpetajana kindlasti hoian tugevasti pöidlaid, les doigts croisés, et teie unistused, kõige salajasemadki, saavad teoks. Kui sul on paha tuju, siis on 2 varianti. Kas ma pean sellest mitte välja tegema või vastupidi sind õlale patsutama ja küsima, kuidas sul läheb. Kui sul on raske olla, siis jällegi osa tahavad, et ma istun maha ja kuulan sind. Teiste puhul on see, et teeme näo, et kõik on korras ja asjad lähevadki mööda. Kui sa oled ülemeelik ja keed tunnis üle, siis mõnikord peab laskma sul selle energia välja naerda, kuigi võib-olla endale käib närvidele, aga teinekord peab ka korrale kutsuma. Ja kui su koormus läheb liiga suureks, siis sa võtad endale vaba päeva. Ja nendega on nii, et ma väga loodan, et teie pahaollad vähenevad elu jooksul, sellepärast et elus läheb raskeks, kui neid pahaollasid on liiga palju. Kui on playbox, siis alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Kui sa endas kahtled, siis pean ma sind sulle kinnitama, et sa suudad seda ja sa tavaliselt suudadki. Ja kui sa kasutad oma kõva mehe sõnavara, millega me 3 aastat maadelnud oleme, siis kui hästi hoolega vaadata, saab näha seda, et süda on sul ikka kõige koha peal. Kuigi need 3 aastat on möödunud kui linnutiivul ja tundub, et me polegi väga palju jõudnud koos midagi teha, siis tegelikult meenutades tuleb üksjagu neid lugusid meelde küll. Näiteks kui 10. klassis klassijuhtud olid ja te lumeingleid koolihoovis tegite. Me käisime uisutamas koos või üldse sportlikud tegevused ja klassiekskursioonid. Pärnu jääl supimatk, Laitses vihmasilmaga rallitamine. Kõik need tegevused on hästi toredad ja jäävad kauaks meelde. Mina soovin teile kaasa anda Mark Twaini tsitaadi, mõttetera. 20 aasta pärast valmistavad asjad, mida sa ei teinud, sulle rohkem pettumust kui asjad, mida sa tegid. Nii et otsad lahti, purjeta turvalisest sadamast minema. See 3-aastane tee, mida me teiega koos oleme käinud, eks seegi oli oma käänakute ja kurvidega, oma tõusude ja mõõnadega. Nii nagu elu ongi. Kord oli paremaid aegu ja siis natukene kehvemaid. Aga ma arvan, et iga kogemus on oluline ja ka iga võib-olla natuke kehvem aeg või eksimus, me õpime oma vigadest palju enam kui teinekord oma edulugudest. Ja ma arvan, et me ei peaks kahetsema mitte ühtegi kogemust, mis meil teiega koos on olnud. Ja koos veedetud tegemistest kindlasti tulevad meelde meie 10. klassilõpu ekskursioon Rootsi. Meenub, kuidas oli väga-väga palav juunikuine päev, pea 30 kraadi. Ja mäletan, kuidas me kiirustasime kesklinnast tagasi sadamasse ja ei olnud kõige kergem meil metroopeatust leida. Ja kuidas Kerili siis meie vägesid juhatas ja kenasti meid sadamasse tüüris. Meenub 11. klassi lõpuekskursioon Võrtsjärve ääres. Oli suht hall ja sombune ilm ja me olime väga sääskede pureda. Aga ometi jäi see kuidagi helgelt meelde. Meenuvad ka ekskursioonid Kikendikökki ja Juudi sünagoogi ja kõik toredad hetked, mis me koos oleme olnud. Ja kuigi me oleme ilmselt ainukene klass, kes on lahedalt koledaks tituleeritud, siis minu jaoks olete te ikkagi
koledasti lahedad inimesed. Mina olen Hanna-Maria, minu käe all on siis nüüd lõpusirgele jõudmas 12B, 12C ja 12D. Et on olnud väga selline huvitav teekond ja alguses kohtusin kõigiga, siis vahepeal osasid ei näinud, aga nüüd 12 klassis olete jälle kuidagi minuni jõudnud. Võt. Head majandusklassi noored. Mis looma te mulle meenutate? Saarmat. Te olete sama energilised, lõbusad, toimekad ja te olete erilised. Täpselt samamoodi nii nagu Saarmad, kes on looduskaitse all. Eelmisel aastal, kui meil olid viimased majandustunnid, siis oli ka Saarmas Eesti aasta loom. Neid, keda ma õpetan, järgmised sõnad on arusaadavad. Привет, меня зовут Алина, я преподаю русский язык в 12 A, B, C ja D klassах. Nii, mina olen 12. A-klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Tere, mina olen õpetaja Rumm ja mina õpetan 12. C-klassi ja õpetan seal multimeedia praktikumi, aga 11. õpetasin neile filmi ja videoõpetust. Õpetasin A-klassi, B-klassi ja D-klassi, C-klassi ei õpetanud, õpetasin ajalugu, ühiskonnaõpetust, maailma religioone, filosoofiat. Sel aastal lõpetavad kooli 3 kokkteatritruppi õpilast, väga ilusat inimest, Anna-Liis, Liisu ja Tuule. Anna-Liis ja Liisu on meie trupiga olnud, nad on nagu juba raudvara, nad on põhikooli algusest saadik ja on kogenud sellel teekonnal siis oma teatrikogemusi. Tuule liitus veidi hiljem, aga on väga hästi sulandunud ja suudab meid pea iga nädal üllatada oma uute soengutega. Kui ma nüüd mõtlen nende rollide peale, siis Tuule puhul meenub näiteks politseinik eelmise aasta Legend lavastusest Park, aga ka Rene selle aasta lavastusest See lugu kõlab tuttavalt. Anna-Liisi Ella Ilbak ja Liisu Salme Niiland on ajaloolised suurrollid, kus mõlemad tüdrukud näitavad oma otsingute teekonna tippu. Ma olen väga tänulik, et olete usaldanud mind ja oma aega meie trupile ja ma olen väga uhke, et olen saanud teiega koostööd teha. Aitäh! Kui klassi kohta tuleks üles riputada üks hoiatav silt, siis mis seal kirjas oleks? 12. B-klassi uksele riputaksin mina sildi. Väga lõbusad, väga rõõmsad, aga nõrga põiega. D-klassi osas võiks olla võib-olla selline silt, et vahel kaovad liiga kiirelt ära. Kristoffer. Ettevaatust, tagasihoidlikud. Palun inimestel mitte siseneda, kellel on negatiivseid tundeid, emotsioone Maret Varblase suhtes. Ettevaatust, meile meeldib vaikus. Kes õpilastest suutis sind alati üllatada? Tegelikult see oli Mari Urvik D-klassist, kes võitis esimese koha vene keele tõlkevõistlustel. Siis Kevin Sõmerik ka D-klassist, kes oskab õmmelda isegi. Ja kohe tekib küsimus, mida ta ei oska. Ja siis C-klass, kes enne koolivaheaega lapsed, nad küpsetasid küpsiseid viimasel koolipäeval. Mind suutis alati üllatada Sebastian Salumäe. 12D-st oli inimene, kes nüüd alati kuidagi üllatus kerili, sest et ta naeris täiesti X-kohtadest, mingite X-asjade peale mul polnud aimu ka, mis naliselt peaks tulema või kus see naljakoht oli, aga ta naeris, siis ma ei olnud selleks valmis. Kuna 12. C-klass teab, millal ma tulin seda asja filmima ja ta teab, et umbes tund aega tagasi mul oli nendega viimane tund, siis kuna sa täna puudusid, siis ma terve klassi ees kiitsin sind, härra Sibelgas, suutsid väga positiivselt üllatada kuidas ma ütlen siis, uuriva ajakirjandusliku lõputööga. Sul on niši, ma loodan, et sa tegid selle ikka ise. Kui see klass oleks raamat, siis mis oleks raamatu pealkiri? On üks väga hea raamat, mida ma olen soovitanud paljudele oma klassidele. Selle pealkiri on, et kuidas rääkida raamatutest, mida me ei ole lugenud. Ma arvan, et 12 A-klass oleks pigem raamat, kuidas kirjutada raamatutest, mida me ei ole lugenud.
no võib-olla oleks selle raamatu pealkiri näiteks liiklusõpik. 12. B-klassi raamatu pealkiri oleks Jussikese 7 sõpra. Millegipärast ma tahaks öelda midagi Pipi Pikksukaga seotult, aga ma ütleks, et see on niisugune mitte segasumma suvilalik möll, vaid kujutage ette, et Maretil on mingisugune maamaja, kus ta kutsub oma klassi, siis selle maja nii-öelda mingi nimi oleks see Mareti segasumm näiteks. Kui mu klass oleks raamat, siis nad oleks Pipi Pikksukk. Kui ma teid võrdleksin mõne raamatuga, siis ma arvan, et ma võrdleksin teid Edward Albee raamatuga Kes kardab Virginia Woolfi. Sest teie oma salatuslikkuse, salapära ja mõistatuslikkusega kohati tekitasite minust ka ärevust ja hirmu, nii et ma ei olnud päris kindel, kui ma teie tundi tulin, kas nüüd on piibeleht peal ja Vestman all või Vestman peal ja piibeleht all. Ma soovin kokkuvõttes teile julgust, pealehakkamist, ärge kartke eksida. Ja ma loodan, et teil on elus võimalikult vähe takistusi, nagu ühes ideaalses füüsikaülesandeski. Nii et edu eksamitel ja tuult tiibadesse. Ma soovin sulle kõike head, et sa leiaksid oma tee ja et sa oleksid elus õnnelik. Jaa, te õpetasite mulle veel seda tegema. Aitäh koos oldud aja eest. Jään teid meenutama hea sõna ja tundega ning ootama uusi kohtumisi. I love you with my X-ray. Sooviksin teile carpe diem. Naudi hetke, kasuta päeva. Ja tehke oma elud nii säravaks, nii erakordseks, kui te vähegi saate. Head lendu. Milline näoilme või emotsioon iseloomustaks antud klassi sinu meelest? Võib-olla see pilk oleks siis selline. Olge.